Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja mul on hea meel, et minuga koos on siin täna Tallinna Ülikooli magister Piret Ilves. Tere! Tere, aitäh kutsumast! Lisaks sellele, et sa siin hiljuti kaitsid oma magistritööd väga-väga huvitaval teemal, sa vaatasid siis rõivast kui objekti televisioonis. Lisaks sellele sa oled ka laiemalt siis teadliku rõiva tarbimise edendaja. Paratamatult, kui me praegu räägime riietusest või üldse rõiva tarbimisest, siis me jõuame selleni, et me tarbime kõik üle. Aga kuidas me oleme jõudnud siia, et see on kuidagi nii normaalne või täiesti nagu loomulik osa igapäevast, et me tarbime üle? Eks see on niisugune ühiskonnaprotsessid ja muutused on meid viinud selleni ja tõesti täna me oleme tarbimisühiskonnas, tarbimine teeb meid õnnelikuks, aitab meil saavutada edukust ja rõõmu ja kuuluvust. See on täiesti nagu identiteediks meil tegelikult saanud. Ja rõivas on kindlasti hästi suur nagu identiteedi näitaja ja see võib-olla ongi probleem, et selle kõrval me oleme ära unustanud rõivaste nagu materiaalse poole või materiaalsuse, et nad tulevad kuskilt ja lähevad kuskile ja kuna maailmas on nii palju inimesi, 8 miljardit, siis see rõivaste kogus, mis on hästi suur ja lisaks toodetakse neid rõivaid kordades rohkem, kui meil vaja on. Nii et tõesti see jälg on kokku meeletu. Aga mis on ikkagi siis soodustanud seda, et me nii lihtsalt tarbime üle ja see käib täiesti niimoodi mõtlemata, et on see täiesti see, et ma ei tea, sa võid minna poodi ja osta endale 5 euroga särgi niimoodi, et silm ka ei pilgu või kas on midagi muud kui need hinnad? Üks on loomulikult selline nagu teadlik turundustöö rõivaste puhul ja teine on, kui see agressiivne turundustöö saab kokku hinnaga ja siis meile tundubki, et me võime lõputult tarbida ja meile tundub ka, et meil on nagu õigus tarbida hästi palju ja oma identiteeti selle läbi luua. Jah, sest et oled ka sina öelnud, et riided justkui nagu on selline vajadus ikkagi, et me keegi hommikul päris alasti uksest välja ei lähe. Ja just see ongi hästi huvitav, et me ei saa minna, et need on nagu kleepunud meie külge, et igal ajahetkel. Et kui me läheme kuskile avalikku kohta, siis peavad olema riided ja ükskõik, mida me teeme, isegi kui me üldse ei taha riietele mõelda, siis need on olemas igas protsessis kogu aeg. Ja nüüd me oleme ka siis ühiskonnast hakanud neile, läbi aegade tegelikult on ju riided näidanud staatust aga nüüd me nagu hästi mängime sellega, et ütleme, et eelmise sajandi keskel, siis ühiskonna muutustega kõigega tekkis see võimalus, et me võisime hakata siis ka nagu rõivastega endale erinevaid iseloomust, erinevaid identiteete looma ja me teeme seda siiani hästi nagu rõõmsalt, sest see et me saame end leiutada iga päev uuesti. Et võid panna peaaegu ükskõik mis kehasse ennast läbi nende riiete. Aga sa tõesti mainisid, et me toodame neid riideid ja kuhugi need rõivad ka lõpuks lähevad. Aga mis saab tegelikult tekstiilijäätmetest, et kuhu nad lähevad? Me oleme selline tore tarbimismull siin, kes ei näe seda tootmisosa ja ei näe seda jäätmeosa suuresti. Kuskil 50% isegi nagu Euroopa rõivajäätmest on läinud siis kas heategevuse või mingi muu sellise taolise märgi all siis Aafrikasse, põhiliselt Keeniasse ja Ghanasse, siis kogu maailm saadab rõiva ikka Tšiilisse, Atacama kõrbe sellisesse isetekkelisse prügilasse, et neid kohti on veel ja veel, et meile tundub just, kui need on ära läinud siit, et neid ei ole enam, need ei ole probleem, aga mujal maailma osades need on suur probleem. Ja just täpselt, et meie nagu viskame või anname ära, aga et mis see ära tähendab? Ja nüüd me siis ka Euroopa Liidu tasandil oleme nüüd mõistnud, et nii, et see on tõesti probleem ja et see on hästi halb, et me oleme niimoodi teinud ja nüüd me proovime siis sellesse sekkuda. Ja mis sellest jäätmest siis täna saab? Kasutuskõlblikud tooted nii-öelda lähevad siis korduskasutusse, kasutuskõlbmatud. Nendega me siis püüame midagi teha, kas neid siis keemiliselt või mehaaniliselt ümber töödelda, aga need on hästi ikkagi veel sellised mitte skaleeritavad protsessid ja
ja reaalsuses riietest riieteks me teeme ainult 1% rõivaid. See on ju nii ääretult väike number, et tundub küll, et ma ei tea, viin kuhugi kogumiskasti, olgu see mõni pood või kuskil tänaval samamoodi. Ja isegi sinu jaoks siis see probleem on nagu lahendatud, et sa paned selle sinna kasti ja sa tead, et see on hea tegu. Tegelikult see ei pruugi niimoodi olla. Jah, et kui nüüd rääkida sellest 1%, siis selle 1% sees on siis kõige rohkem nagu naturaalseid tooteid, et see puuvillast saab toota päris hästi puuvilla ja villast villa ka uuesti. See on siis tõesti nii, et kui on koostis, siis olnud juba algselt puhas? Jah, et koostis ikkagi algselt puhas ja poodides me näeme ju ka palju selliseid silte, et recycled polyester näiteks. Selle puhul kellegi vana kleit või pluus või püksid ei ole saanud selleks uueks dressipluusiks, mille koostises ta on, vaid tõenäoliselt see on tulnud ikkagi hoopiski plastpudelitest siis toodetud polüesterkiud. Ja see plastpudel tegelikult oleks nagu elanud kauem plastpudelina, kui ta täna elab selle rõivana ja nüüd, kui seal rõiva sisse satub, siis see satub sinna kogumiskasti. Ja kui keegi ostab teda veel, siis ostab, kui keegi disainib teda ümber, siis ta disainib ümber, aga lõpuks on ta ikka maailmas, et me ei suuda taga midagi teha peale selle, et kas siis ladestada prügilasse või siis põletada. Ja siis ta eksisteerib ka ikkagi mingi põletisjäätmena siin keskkonnas, nii et igal juhul me endast lahti ei saa. Just, et see põletamine on ju tegelikult see praegune karm reaalsus ikkagi, aga ikkagi jah, tõesti selline recycled või taaskasutatud või uuesti kuidagi toodetud asjad meil siin ringlevad. Kas päriselt eksisteerib siis mõni jätkusuutlik riie? Ma arvan, et täitsa jätkusuutlikku materjali ei ole olemas, et iga kangaga ükskõik kui eetiliselt ta on püütud nagu toota ja sellest toode teha, et selle jalajälg ikkagi ulatub et nagu hoomamatutesse kaugustesse ja et ei ole olemas sellist asja. Hästi võib-olla oleks niisugune lihtne mõte, et äkki looduslik materjal on kuidagi jätkusuutlikum. Me võime algaineks võtta looduslikku, me peame sealjuures kohe arvestama seda maa ja vee kasutust, ma ei tea, väetiseid, siis aga edasi seega, et kuidas sellest siis kiud saab ja mis omadused sellele kiule antakse läbi kemikaalid, et näiteks kas ta on mingi kortsuvusvastane või vett hülgav, et lõpuks küsime, et kui palju siis sellest seda looduslikku üldse alles on, et jälle probleem. Aga sünteetikaga on probleem, et ta on kohe algusest peale nagu siis sünteetiline ja looduslikuga võib-olla, kui see loodusesse satub, siis loodus oskab midagi teha, sünteetiline lihtsalt siis, ma ei tea, on mikroplast siin õhus ja et see on niisugune keeruline, et jätkusuutlikku ei ole, et võib-olla me rohkem peaks isegi mõtlema sellele nagu funktsionaalsusele ja et miks meil päriselt neid riideid vaja on. Ja tõesti, et mikroplast ja need on päris probleemid ja samal ajal kuidagi selline segadus, et ma mõtlen ka tarbijana tegelikult ikkagi jätkuvalt on segadust, mida nende tekstiilijäätmetega teha. Meil on nüüd tegelikult täiesti olemas seadus, neid peab ju viima kuhugi, aga kuidagi tundub, et see inimesteni tõesti ei jõua. Aga ka see, et kui me praegu tõesti sinna kuhugi uuskasutusse või taaskasutuskeskusesse viime need oma vanad rõivad, siis miks see võib-olla ei lahenda seda probleemi? Üks on see, et see tekitab meile muidugi hea tunde, et me viime selle toote sinna või siis korduskasutusse ja me säästame seal prügist, et me tõesti nagu pikendame elu igal juhul, kui keegi ostab selle sealt. Aga teistpidi on see, et korduskasutus sõltub otseselt ületarbimisest, et selleks, et mina saaks korduskasutusest osta, peab keegi selle sinna viima. Ja teine on see, et korduskasutus töötab ju samadel põhimõttel, mis muu rõivakaubandus, et see ala, kus seda müüakse, see on piiratud, sest kaubast on vaja lahti saada. Selleks, et inimesed selle ära ostaksid, on vaja ka neid inspireerida, motiveerida, ostma rohkem kiiremini. Ja näiteks ka korduskasutuses need tooted, mis ikkagi alles jäävad, need liiguvad jälle kuskile. Ja tõenäoliselt nad liiguvad siis kuskile kolmandasse maailma, kus nad kummitavad siis edasi. Jälle midagi sellist kuskil utoopilist, midagi meie jaoks, et kuskil nad on. Ja. Kas see on liiga karm võrdlus, et tegelikult selline taaskasutus ongi kuidagi nagu selline uus kiirmood?
ta võib nagu mentaliteedilt olla küll jah, nagu sarnane. Loomulikult ütleme, et selline üksikisiku tarbija jalajälje koha pealt osta korduskasutusest on õige, kui uus kasutusest osta, seda küll jah. Aga ikkagi rõivad, riided, kogu see tarbimine, meile söödetakse seda iga päev ju ette, et tõesti turunduslikud eesmärgid, mida me juba mainisime, aga ei saa üle ega ümber sotsiaalmeediast, et tegelikult kas tarbijal üldse on võimalik sellest kõigest kuidagi mitte osa saada, jääda nagu kõrvalseisjaks? No ainult sellisel juhul, kui sa elad paksu metsa sees kivi all, et muidu tõenäoliselt mitte, sest üks on sotsiaalmeedia, aga tegelikult sellised ühiskondlikud normid ja ootused ka nagu hästi soodustavad tarbimist, et kui meil on uus töökoht, siis meile tundub, et peab olema midagi uut seljas ja kui tuleb sügis, siis peab olema midagi uut seljas ja selline, et päris jah, sellest mööda vaadata ei saa. Aga võib-olla mingid lihtsad lahendused oleks need, et me märkaksime neid lõkse, kui meid või mitte lõkse, vaid ahvatlusi ja me juba eos elimineerime ise. Näiteks me ei jälgi mingeid kontosid, me ei saa uudiskirju, me ei käi poes niisama vaatamas, mis seal müüakse, me ei käi ka korduskasutuspoes niisama vaatamas, mis seal müüakse. Me ei osta uut punast kudumit sellepärast, et keegi ütles, et see on moes. Me ei veeda niisama poes aega, ma ei tea, kas ma seda juba ütlesin või ei, aga jah, et me kuidagi ei tõesti jah, nagu seda mustrit konkreetselt muudame, et mida me laseme endale ette sööta, et see on ju meie võimuses, et kas me jälgime midagi või ei jälgi, et kas me paneme follow või ei. Just. Ja siis võib-olla üks asi, mis veel on hästi praktiline, et kui me leiame mingi asja, mida me tahame osta, siis võiks oodata 3 päeva ja siis vaadata, et kas ma ikka veel tahan seda osta, et kas ma lähen uuesti tagasi sinna poodi selle järgi või ei lähe. Et tegelikult need hetke emotsioonid vahel võtavad täiesti üle ja kuidagi põhjendamatult ostame ja siis tarbime üle. Aga no siin novembri lõpus on ju tulemas suur ostupüha, nagu mõni seda nimetab, teisisõnu siis must reede. Tõesti on riike, kus inimesed, ma ei tea, ootavad terve öö ukse taga, et saaks juba sinna kaubanduskeskusesse krabada see kõige odavam toode. Et mis probleem nagu meil sellega on? No see on ikka puhast nagu ületarbimine, et see ei rõhu ju kuidagi nagu kvaliteedile, vaid ikka puhtalt nagu hinnale, et osta nüüd kohe, muidu jääd ilma ja kõik need siuksed garantiid, et pärast võid tagastada ja osta kingitusteks ja nemad võivad tagastada ja et see on tõesti ostupüha, mis kõige parem oleks mitte kaasa minna. Ja ka teine on see, et see on juba täna, see ei ole mitte ainult 1 päev, vaid see on saanud nagu musta reede kuu, mulle tundub, et juba täna on nagu näha selliseid, et meil on must reede kampaaniaid, et teistest ette jõuda. Jah, et see on tõesti see üks näide, aga läbi aasta meil on ju neid e-esmaspäevasid ja kõiki suuri kampaaniaid, mis pealtnäha tõesti tundub, et äkki inimene, kes on hästi kaua mõelnud, et mul on seda ühte eset täpselt tarvis. Ja kui siis osta, siis muidugi absoluutselt see on väga hea. Aga see reaalsus vist ikkagi päris see ei ole, jah? No ma arvan, et on inimesi, kes suudavad niimoodi, et nad ostavad ainult selle ühe asja, mida nad on, nagu et nad tunnevad, et nad on võidus. Aga siis nad peavad juba kuidagi nende mõttemaailm peab olema juba kuidagi muutunud. Tuleme nüüd siin ka Eesti juurde, et mida meil tehakse tegelikult, et neid tekstiilijäätmeid kuidagi siis kas vähendada või üldse seda probleemi lahendada? Praegu see on tõesti nagu fookuses, kuna me siis aasta algusest peame liigiti korjama seda tekstiilijäädet. Mulle tundub, et tehakse laialdaselt sellist nagu parandamiskultuuri nagu proovitakse tõsta, siis sellist tõesti korduskasutuskultuuri, et sellist nagu mõttetööd või inimeste mõtteid proovitakse nagu suunata ja mudida pisut vähem tarbima. Lisaks sellele on, nagu ma ka enne juba ütlesin, et on selliseid on algatusi nagu nende kiudude ümbertöötlemisele, nii mehaanilisele kui siis keemilisele, aga need on ikkagi nagu sellised väiksed algatused. Tore on see, et kogukonnad ise on nagu teinud mingit rõiva vahetusalgatusi ja see kõik on nagu hea, et see nagu motiveerib mõtlema, et kuidas me tarbime. Lisaks siis rõivatööstus või tekstiiliga seotud tööstus, nemad on päris tublid, nii palju kui ma nüüd järjest kogu aeg kuulen, et nad vähendavad oma jäätmeid, suunavad neid uuesti ringlusesse, optimeerivad, et seda ütleme, et seda selline nagu tekstiilitööstuse jäädet on, õnneks mulle tundub, et on nagu vähemaks jäänud.
nii et natukene võib-olla seda lootust ikkagi kuidagi võib hoida. Aga kas see on natukene ka kõik selline katsetamise periood, et me tegelikult ju ei tea, kuidas seda tekstiilijäätmete probleemi lahendada? Ja, et see ei ole ainult, et see ei ole, et eestlased ei tea, et keegi nagu tegelikult ei tea. Ja kui oleks teadnud, siis me oleks ammu seda juba teinud, et siis me ei oleks saatnud seda sellist nagu Aafrikasse niisama on ja, et kui me oleks näinud seda kui väärtuslikku ressurssi, mida saab ümber töödelda, siis see oleks ammu tehtud, et kõik katsetavad praegu ja selle juures tegelikult ongi oluline see, et me ka toodaksime vähem. Seal on küll, ütleme, et see jõujooned on tootjate käes, aga natukene saab nagu tarbija ka mõjutada sellega, et meid on ikkagi 8 miljardit, et kui me kõik ostame vähem, et siis see on suur jõud ja see, kui kaupmehel jääb midagi poodi, siis see on ikkagi märk sellest, et nõudlus on vähenenud ja see natukene äkki kuidagi sudib ka vähem tootma, sest et praegu tõusevad nii tootmine kui ka tarbimine ja ka selle siis korduskasutuse tarbimine, kõik need tõusevad, et kuskilt midagi ei lange veel. See kõik käib kuidagi käsikäes, aga tõesti nüüd mõeldes ka siis tarbijate peale, ma ei tea, on mingid lihtsad märksõnad, mida tähele panna või vastupidi, et mida siis vältida, kui lähed uusi rõivaid ostma? No see on kõige lihtsam ja kõige raskem korraga, et mõtestada, miks mul on vaja uut asja. Et see vajadus võiks tulla mitte sellepärast, et mul on emotsioon osta, mitte sellepärast, et ma tahan enesekindlust, mitte sellepärast, et ma tahan kuuluvust, vaid nagu lähtuda rohkem sellest nagu põhivajaduslikest põhjustest, sest rõivaste eesmärk on ju meid kaitsta ja meile sooja anda. Ja selle järgi peaks ostma siis, kui rõivas on katki, kui meil on rõivas puudu või ta on siis suureks või väikseks jäänud. Ja mõnes mõttes nii lihtne see ongi, et osta siis, kui on päriselt vaja. Ja vajadus ei ole see, et mul on reede õhtul vaja minna peole uue kleidiga või jõulupidu tuleb ja ma ei taha eelmise aasta oma panna. Et kõik siuksed ja hästi leidlikult läheneda, näiteks uute hobidega inimesed kipuvad ostma endale uusi riideid, et suusatama minnes ikkagi nagu uus kampsu. Muidugi otsustad minna Ironmanile, siis sul on vaja kogu varustust kohe esimesel trennipäeval. Kuigi tegelikult võiks minna proovida ikkagi, et äkki saab nende samade retuusidega ka joosta, mis juba kodus olemas on. Et seda nagu kuidagi seda vajadust proovida mõtestada ja näiteks ka korduskasutusse asju viies mõelda, et need on ju puhtad ja korralikud riided. Ma arvan, et keegi teine võiks neid kanda, aga miks ma ise neid enam ei kanna? Et kas see, et ma olen näiteks tüdinenud, et kas see on põhjus, et kas me võime, kui me vaatame, kui palju on riideid maailmas, me võiks teha mitu tiiru katta riietega ära planeedi maa, nagu lihtsalt ühtlasi Hiina. Et kas mina tahan panustada sellesse? Jah, tõesti mainisid ka neid jõulupidusid ja need erisündmused, et ega ka Halloween ei olnud siin liiga ammu aega tagasi ja tõesti on tunne, et ostetaksegi neid paari euroseid odavaid asju, aga ega ei usu, et sa neid aastaringselt siis edasi kannad, eks ole? Halloweeniga mul oli see soovitus, et see aasta ärge seda uut kostüümi ostke, vaid pange selga oma kõige suurem moefopaa. Ehk see, et siis sa oled see moekummitus. No vot, karakter missugune, eks ole. Et sinna saab sildi ka külge panna, et miks ma selle ostsin, et siis läheb eriti et kuidagi nagu punkarid, et paned sildid külge ja muudad asja, et mingi sõnum muutuks. Aga siia vestluse lõpupoole ikkagi küsiks, et miks see on nii oluline, et me peaksime mõtestama ümber seda, et me mitte ei pea kogu aeg jälgima, mida või kuidas me tarbime, vaid tõesti see rõhk peaks olema sellele, et üldse, et me vähendaks seda. No ikka sellepärast, et meid on 8 miljardit inimest, rõivas on materiaalne objekt, sellega käib kaasas vastutus, sest et ta tuleb kuskilt ja ta läheb kuskile. Ja see ongi see põhiline, et lihtsalt see kogus on nii suur, mida me kõik kokku tarbime ja sellel on jälg. Ja selle jälje juures ei ole ainult see mitte keskkond, vaid ka see, mis see teeb nagu inimestele, kes sellega kokku puutuvad. Et kõik siuksed nagu eetilisuse küsimused, et kuidas kedagi selle toote, mis ma ostan valmistamisel, kuidas teda koheldi, millistes tingimustes ta elab ja nii edasi ja nii edasi. Et see kõik meile tegelikult ikkagi võiks nagu korda minna. Võib-olla isegi natukene tihemini mõelda, et see kett ei ole siin ainult meie ümber, vaid see jõuab täiesti eetikani ja muude küsimustega välja. Täiesti kindlalt, jah.
aga aitäh sulle, Piret, et täna rääkisid meile sellest liigtarbimisest, aga samal ajal tekstiilijäätmetest ja tõesti huvitavaid mõttekilde sai ja võib-olla me kõik ikkagi peaksime igapäevaselt juba mõtlema sellele, et kuidas vähendada tarbimist. aitäh! Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Uus saade on juba eetris ka järgmisel kolmapäeval.